Tere, minu nimi on Maarja ja olen Eesti Noorteühenduste Liidust ning täna olete tulnud kuulama vestlussaadet Noored otsustajad, kus siis räägime noorte osalusest ning osaluskogudest. Ja olen kutsunud 2 saatekülalist, Sanne Kuusalust ja Emma Tartu linna noortevolikogust. Et võib-olla teete sellise väikse tutvustuse, et kes te olete, kust te tulete, millega võib-olla noortevolikogu peamiselt täna tegeleb? Ma võin alustada. Mina olen Sanne Säär, Kuusalu noortevolikogu esimees ja olen tegelenud osalusmaastikul juba mõnda aega. Põhikoolis 9. klassis olin õpilasesinduse president, edasi gümnaasiumis olen olnud õpilasesinduse liige nii enda keskkoolis kui ka muusikakoolis ja siis eelmisel aastal maikuus valiti mind noortevolikokku, mis siis alustaski. Ehk siis meie valla esimesse koosseisu kuulusin mina ja kuulun ikka. Ja meie noortevolikogu tegeleb põhiliselt erinevate ürituste korraldamisega. Me oleme korraldanud ka osaluskohvikuid ja kogunud üldse noortelt päris palju sisendit, mida nemad tahavad, et meie vallas tehakse ja mida võib olla muuta. Ning jah, meie tööde hulka ka kuulub komisjonidesse, valla volikogu komisjonidesse kuulumine ning seal me oleme siis kõikides komisjonides ja teeme aktiivselt tööd kaasa ja selline see meie töö ongi, et Tere kõigile ka minu poolt. Ma olen Emma Kruusmäe, Tartu linna noortevolikogu esimees. Võin öelda, et küllaltki sarnane taust sinuga selles mõttes, et ka alustanud õpilasesindusest, põhikoolis juhtinud seda 2 aastat ja olin ka Viljandi noortevolikogus asespiiker pool aastakest või niimoodi ja seal 2 aastat üldse liige. Ehk mul on ka 2 erineva noortevolikogu taust. Siis gümnaasiumisse minnes ma kolisin Tartusse, seal küll õpilasesinduse liige ei ole, aga kohe 2020. aasta lõpus ja siis 2021. aasta alguses valiti mind Tartu linna noortevolikogu 3. koosseisu. Esimesel aastal vastutasin natuke kommunikatsiooni eest ja lõpuks sai minust ka esimees. Kohe uue koosseisu valimisel sai minust esimees. Ja Tartu linna noortevolikogus samamoodi meil on küllaltki palju seda komisjonide töös, et osaleme Tartu linna volikogu komisjonides, korraldame erinevaid üritusi, paneele, debatte ja see aasta meil pigem fookuses enda noortevolikogu sisemine kliima ülesehitusstruktuur ehk praegu on käsil näiteks põhimääruse muutmine. No väga selline hea ülevaade ja mul alati on kuidagi hea meel, et need noored, kes on tavaliselt aktiivsed juba õpilasesinduses, liiguvad edasi ka nii-öelda laiemalt noorte osalust arendama. Aga kui me räägime nüüd sellest noorte osalusest kui sellisest mõistest, siis mis see teie jaoks tähendab? Et kui me mõtleme noorte osaluse peale, siis mis see üldse olla võiks? Minu jaoks on või meie noortevolikogu ikka oleme sellest rääkinud ja meie ikkagi näeme, et kõik valla noored räägiksid kaasa ja meie lihtsalt esindame neid ja sellepärast ongi suur osa meie tööst nende mõtete ja arvamuste kogumine, et ikkagi kõik noored saaksid kaasa rääkida ja kuidagi vallaelu mõjutada meie kaudu. Ja ma vaataks noorte osalust veel laiemas plaanis, et põhimõtteliselt on meil võimalus osaleda, ma ei tea, peaaegu kõikidel üritustel, asjadel, aga seal juures on hästi oluline see noorte just kaasatus, et ka meie arvamust päriselt võetakse kuulda ja sellega arvestatakse. Ja lihtsalt noorte osalus on see vorm, mis just rõhutabki seda üle, et on vaja, et see kaasatus ka toimuks. Et ma arvan, et see noorte osaluse juures ma pean seda kõige tähtsamaks.
ja no tihti aetakse segamini võib-olla ka sellist füüsilist osalemist ja osalust, et me ka kõik täna siin oleme kohal füüsiliselt, aga osalus on selline võib-olla protsessi mõjutamine, millega ju tegelikult erinevad noorteühendused väga otseselt kokku puutuvad ja selles on ka siis mingi oodatav mõju. Korra juba puudutasite seda, aga mis see võib-olla noorte volikogu roll siis seal noorte osaluse arendamisel on, et nii sellele kohalikule noorele kui ka tegelikult sellele noorte volikogu liikmele? No Tartus me näeme, et noortevolikogu on ikkagi nagu lüli siis linnavalitsuse, linnavolikogu ja Tartu linna noorte vahel. Ehk Tartu linn, kõik oma linnaisad võiksid meie poole tulla küsimustega, kuidas noori kaasata või mis on noorte vaatenurgast tähtis, mida silmas pidada olenevalt, mida siis arutatakse. Seda võidaks, oleks tore, kui seda tehakse natuke rohkem. Aga vastupidi, meie lähme ikkagi nende samade linnaisade juurde oma küsimustega, oma probleemidega ja tahame, et meid võetakse kuulda. Ja ma näen ka, et ikkagi me proovime arendada seda, et oleks see hierarhia või mingi struktuur paigas, et koolid saavad kõige lihtsamini koolides õpilased pöörduda küll õpilasesinduse poole, et neil oleks ka kindel kontakt noortevolikoguga juba, et oleks väga loomulik viis, kuidas üldse linnaisasi mõjutada. Ja mina näen, et hästi palju saab tegelikult ära teha vallavalitsuse, vallavolikogu komisjonides ja seal kaasa rääkides ja sinna viies oma mõtteid, sest siis kohe kuulevadki kõik otsustajad noore enda käest ja tähtis on ka see, kuidas seda mõtet seal esitletakse, kuidas seda põhjendatakse, mis see taust on ja seal komisjonis minu meelest väga oleneb esiteks kas linnast või vallast, et tihtipeale, mida ma ise olen kogenud, on see, et ikkagi komisjoni minnakse eelnõude asjadega, mis on juba tagatubades väga kindlalt kokku lepitud, et natukene mingit arutamist toimub ja tõesti küsitakse väga konkreetselt näiteks, mida noored arvavad, aga seal enam sükest muudatuse võimalust on harva ja vähem. Kui ise minna sinna oma mingi kindlate ettepanekute või eelnõude, ka seal on, siis on see kindlasti parim koht, kus saada seda tagasisidet. Ma arvan, et see olenebki vallast ja linnast, et kuidas on vallavalitsusega suhted ja kas näiteks meil on päris pisikene vald ja kõik tõesti teavadki teineteist ja absoluutselt igal noorel on tegelikult tuttav olemas ka vallavalitsuses kuidagi, kas keegi sugulane või nii, et võib-olla meil on see lihtsam, aga kindlasti oleneb. Ja Tartu palju selles mõttes suurem ja rohkem noori aga selles mõttes, et hea on kuulda, et ikkagi mitmed variandid on noorte osaluse arendamiseks, et kas see ongi siis komisjonides, kui see selline formaat väga hästi sobib või algatada ise eelnõusid, et mis Emma välja tõi. Aga mis te võib-olla näete, et millised osalusvõimalused täna noortel veel on, et need on ju selles mõttes hästi laiad, see osalus võib olla seal kooli tasandil, kohalikul tasandil, riiklikult ja miks mitte ka üle maailma? Oma kogemusest vaadates ongi kohe alustused õpilasesindusest ja siis noortevolikogu see on lihtne või kuidagi kõige konkreetsem ja selgem variant. Aga sealt edasi oled sa vahetusõpilane, sa kuulud juba sinna kogukonda ja sealt omakorda on omad üritused ja esindusvõimalused või poliitiline noorteühendus, seal samamoodi on veel uuemaid kontakte ja teisest valdkonnast üldse, et kindlasti on need palju laialdasemad. Näiteks ka huvihariduse kaudu kindlasti on võimalik palju kontakte luua ja seal ka siis osaleda tegelikult ja vabaühenduste kaudu ka. Ja kindlasti on see, et juba saab sinna osalusmaastikusse panustada ükstapuha, millises valdkonnas sa tegutsed. Oled sa sportlane, kes oma spordiklubis saab ka mingit üritust, võistlust läbi viia ja sealt kaudu siis küsida rahastust kuskilt fondist ja seda väljapoole promoda ja teha laiemale noorte valdkonnale näiteks. Ja, ma oma peas olen mõelnud ka, et ideaal on ikkagi see, et iga noor kuskil osaleb, et kes siis käibki kuskil spordiringis, kes on võib-olla õpilasesinduses ja kes on siis noortevolikogus või mingis kolmandas organisatsioonis, et võiks ikkagi kõigil selline positiivne kogemus olla. Aga nüüd
tulles siia teie kogemuse juurde, et te natuke rääkisite ka sellest, et kuidas te üldse jõudsite osalusvaldkonda, natukene seda õpilasesinduste teemat puudutasite, et võib-olla natukene täpsemalt, et mis see võib-olla ajendas üldse teid julgema üldse osaleda näiteks? Mina enda kogemusest nii palju öelda, et kui kuidagi juhuslikult ikka tavaliselt inimesed satuvad õpilasesindusse ja kuidagi juhuslikult mina ka sattusin presidendiks ja sealt kuidagi valla esindajad ja noorsootöötajad hakkasid ise ühendust võtma ja ma arvan, et see tegelikult töötabki väga hästi, näiteks meil ka koosseisus on väga palju selliseid liikmeid, keda eraldi kutsuti ja vallatöötaja helistaski need aktiivsemad noored läbi ja selline nagu isiklik lähenemine ja see, et sa saad aru, et täiskasvanud inimene on sind tähele pannud ja märganud ja ütlebki, et kuule, sa tundud aktiivne, et kas sa tahaksid võib-olla rohkem teha ja see töötas näiteks minu puhul. Ja siit tuleb jälle see erinevus, et Tartu kontekstis seda ei ole, eks, et sind ise tullakse kutsuma või seda on väga harva. Aga kuna ma tulin ka ikkagi väiksemast kohast, siis Viljandis puhtalt õpilasesindusse ma sattusin sellepärast, et oli see hääletamine klassis 2 esindajat. Ma olin üks ma ei tea, valjema häälsemaid ja süke, ma ei tea, võib-olla natuke mässumeelsem ka. Ja siis osutusin valituks ja sealt edasi läks kõik samm-sammult, et 7. klassis juhatusse ja siis ma tegin ikkagi väga teadliku otsuse 8. kandideerida presidendiks, sest mul oli väga hea sõpruskond ümber, et sõbranna üks protokolliaks ja teine siis asepresidendiks. Ja samamoodi Viljandi noortevolikokku oli ka õpilasesinduse esindajad ehk kõik läks samm-sammult ja siis oligi, et Tartus pead ikkagi ise ennast tõestama, ise kandideerima sinna ja veel kord kandideerima kuhugi positsioonile, et seal nii palju ei tulda ise pakkuma, sest ikkagi noori nii palju rohkem ja samamoodi ka neid silmapaistvaid noori. Aga teie puhul on ka näha seda, et noor on tavaliselt see noor, kes on noortevolikogus, on ka õpilasesinduses ja käib 3 huviringis, et te justkui olete ka sellest välja kasvanud, mis mõnes mõttes on kurb, et ideaal oleks ju jõuda ka selle nooreni, kes võib-olla ei ole aktiivne. Aga ma arvan, see on koht, kus noortevolikogud saavad väga suurt tööd teha. Aga nüüd natukene sellest teie noortevolikogude toimimisest, korra juba rääkisime ka, aga et ma saan aru, et omavalitsused on väga erinevad, üks ongi selline väike, väga selline kogukonda võib-olla hoidev, mitte Tartu ei oleks, aga suurem ja hoopis teistsugune. Et kuidas see noortevolikogu loomisprotsess üldse omavalitsuses käima hakkas, et kuidas see sündis üldse selline idee? Meil on üsna värske noortevolikogu ja see idee tekkis tegelikult vist 10 aastat tagasi äkki, aga see suri põhimõtteliselt kohe välja, sest seal ei olnud väga aktiivset gruppi taga ja siis üle-eelmisel suvel ka tuldi minu juurde ja öeldi, et on vaja, meil on vallas 2 suuremat kooli, et on vaja ühest koolist 1 inimest, teisest koolist 2 inimest ja paneme siis selle põhimääruse 2 kokku. Ja siis me seal sõbranna köögis nokitsesime selle põhimääruse kallal ja läkski töösse. Ja vallas kinnitati ära, vallas oli väga suur toetus ja praegu toimime väga hästi ja saame hakkama. Ja Tartus praegu see uue struktuuriga noortevolikogu tegutseb 4. aastat, et enne seda tegelikult oli ka MTÜ Tartu noortevolikogu või midagi, aga siis linn ja kultuuriosakond eesotsas leidis, et on vaja sellist struktuuri muudatust, et sellest ajast peale on siis ülelinnalised valimised. Et ei olegi see, et kõige aktiivsem kuskilt otsitakse välja niimoodi, vaid igaüks saab kandideerida. Ja ongi ülelinnalised valimised, valitakse 15 liiget ja sealt edasi käib noortevolikogu oma tööd tegemas. Ja meil tehti põhimäärus ikkagi linnavavalitsuse või nende ametnike poolt ära ja selle tõttu me näeme seda vajadust seda praegu muuta. Sellised asjad, mis on jäänud kas ajale jalgu või lihtsalt noorte vaatenurgast ei ole nii mõistlikud.
No see selles mõttes minu meelest on ka hästi keeruline protsess, et selleks, et ühte noortevolikogu luua, sul peabki olema see grupp aktiivseid noori ja samas ka see poliitiline tahe, et kui teil olid nii-öelda justkui mõlemad olemas, siis selles mõttes see on lihtne. Et võib-olla tihti ka omavalitsustes on probleem see, et see nii-öelda noortevolikogu loomine algab ülevalt alla, ehk siis ametnikud ja poliitikud justkui hakkavad mingi gruppi kokku ajama, aga noored võib-olla ise pole huvitatud ja mul on väga hea meel, et Tartus selles mõttes see protsess on natuke teistpidi pöördunud, et täna ju ikkagi noorte ideed ja selline toimimise alus on pigem nii-öelda teie poolt, et seda on muudetud. No ja seal oli lihtsalt näha, et kindlasti on vaja see noortevolikogu, seda ressurssi Tartus ju on küll ja veel. Noori, keda nii-öelda aktiviseerida. Siis lihtsalt ametnikud nägid ja toetasid seda ja me näeme ja väga. Okei, aga kuidas te võib-olla näete, et mis on täna sellised noortevolikogu peamised ülesanded, korra rääkisite, et on sündmused, osalete komisjonides, et võib-olla täpsemalt natukene sellest komisjonidest osalemisest või mis on sellised peamised võib-olla eesmärgid täna noortevolikogul? Praegu eesmärgid konkreetselt meil on valimisteks ettevalmistumine, kuna eelmine kord siis oligi väga kiire, väga raske oli kandidaate ja väga raske oli ka valijaid saada. Et seal tuleb teha väga põhjalikult väga palju tööd ja tegelikult meil on ka põhimääruse muutmine käsil, et ja siis tuli ka välja, kui me iseenda sees arutasime, et me peaks rohkem ennast tundma õppima organisatsiooni sees, ehk siis juht näiteks, et kuidas jagada teistele ülesandeid ja see on ka noortevolikogu ei tohi ära unustada, et iseenda sees tööd teha, et see grupi dünaamika oleks väga hästi paigas. Aga mis on väljapoole suunatud, siis pidevalt hoida kontakti noortega, et ei kaoks ära see, et kogu aeg oleksime pildis, kas siis sotsiaalmeedias või mingite üritustega ja pidevalt ka kogume seda sisendit siis, et kui midagi muutub halvemaks või midagi lihtsalt ongi probleemiks, et me saaksime sellega tegeleda ja seda lahendada. Ja komisjonides ka kuulata ja panna tähele, et mis seal räägitakse. Ja sa ütlesid, et noortevolikogu on kõigis komisjonides kaasatud? Jah, võib-olla mitte kõikides kõige aktiivsemalt, kuna kõik komisjonid on sellised eriilmelised ja igal teemal tegelikult noor ei oskagi kaasa rääkida, kui seal on mingid väga spetsiifilised teemad, aga tähtis ongi see, et lihtsalt hoida kõrvad lahti ja kui tundub liikmele, et see puudutab kuidagi noori, siis mõelda kaasa, et kas see on siis hea või anda sellele oma hinnang. Ega mul ei olegi väga palju lisada, minu meelest ma täiesti nõustun sellega, mis sa ütlesid, et jah, komisjonides, kuigi ma ütlesin ka ennist, et võib-olla ei ole kogu aeg seda mõjuvõimu ja täpselt see, et me oleme kursis sellega, mis seal toimub ja pärast oma istungitel arutame läbi, et need eelnõud on praegu nendes komisjonides, et kas kellegi on mingid arvamus selles osas ja me oleme jõudnud sealt kas või niimoodi, et okei, seal on mingi teede parandamine, aga see tänav seal on ka nagu minu meelest suhteliselt katki ja järgmine kord komisjonis me ütleme selle välja, et kas küsimegi kas või infot, et kas see ka ära parandatakse. Aga minu meelest ka kõige tähtsam ongi see, mis sa mainisid, et üleüldiselt olla pildis, et noorte jaoks nähtaval ja samamoodi ka siis linnavõimu jaoks olgu see siis komisjonide istungitel näiteks, et oleks teada, kelle poole pöörduda, olgu see siis linna vaatepunktist või siis noorte vaatepunktist. Ja minu meelest on tegelikult päris lihtne ära kaduda, kas siis noorte või ametnike silmist, et seda ei... Ja siis jääb ikka igapäevastest tegevusest nagu natuke kaugemale, et õpilane käib koolis, vaatab oma mingi õpilasesindus, võib-olla nagu laiem ring, kuhu ta satub ja linnavalitsusel ka on igapäevased probleemid, kõik mingid asjad, mis vajavad lahendamist, eks ju, et tihtipeale on nagu lihtne jääda kõrvale või kuidagi vaateväljast välja. Aga mida siis teha? Kuidas olla selline silmapaistev, nii siis nendele kohalikele noortele, kes tegelikult ju noortevolikogu saab mandaadi, noored justkui valivad neid liikmeid ja samas ka peamine partner, kes siis ongi see volikogu ja valitsus, et kuidas siis olla mõlemale osapoolele silmapaistev? Ma arvan, kui on hästi töötav meeskond, kui on motiveeritud liikmed,
kes rõõmuga tulevad ja teevad, siis nad ise kuidagi õhkavadki välja seda noortevolikogu ja paistab küll silma noortele ka kas siis sotsiaalmeedias ja siis ametnikele ongi komisjonides, et ja täiesti nõustun, et sotsiaalmeedias meil on tegelikult väga lihtne viis hoida ennast nii-öelda pildis, samas on ka sinna lihtne ära kaduda, sinna pideva infovoolu sisse. Aga ikkagi, et kui noortevolikogu töötab, siis samamoodi nagu sa ütlesid, siis noored ise ka on elevil seda enda tööd, eks ju, kajastama oma sotsiaalmeedias, näiteks ka ei olema siis personaalselt, eks ju, oma sõprusringkonnale siis kuidagi selleks kontaktisikuks. Ja linnavõimule samamoodi kõige lihtsamalt käia kohal komisjonides ja teha erinevaid ettepanekuid. Me kutsume neid linnaisasi vahest ka kuhugi enda istungile, näiteks suvel käis, ütleme, pool linnavalitsus meil kohal, et täpselt arutada meie enda põhimääruse muutmist ja sükest saada teada, milline toetus on meie tegevusele või kuhu suunas nemad näeksid võib-olla meie kaasamist või meie enda tegevuse arendamist. Ja no need on kindlasti head mõtted ja minu meelest, mis ma veel lisaksin omalt poolt on see, et kindlasti uurida ka sealt nii-öelda vallavalitsuse ja volikogu poolt, et mis on võib-olla need teemad, millest seda noorte osalust oodatakse, et võib-olla neil on juba endal selline, mitte et nad annaksid ette need teemad, aga võib-olla, et nad tunneksid ka, et kuidagi, et näed, et noored nagu päriselt tahavad panustada ja võib-olla seada ka mingid ühised eesmärgid. Et... Ja tihtipeale on mingi projekte, kus neil ongi vaja nii-öelda meie abi, eks ju. Just. Aga rääkisite nendest noortevolikogude tegevustest, kas on ka mingid peamised seisukohad, mis teil noortevolikoguna on, et kui näiteks täna vaatame Kuusalu valda või Tartu linna, et mis on võib-olla need mured, mis täna omavalitsuses on ja mille eest noortevolikogu väga nii-öelda otseselt seisab, vähemalt püüab suunata õiges suunas? Meil tuli siis, on sisendist tulnud väga palju seda välja, et see on nüüd täiesti vastand, ma kujutan ette Tartule, et meil ei ole teha midagi vallas 18+ noortele. Et need, kes on ülikoolis, need elavad kas Tartus või Tallinnas, aga kuidagi meie vallas siis on tühjus ja ei ole kuskile minna, ei ole midagi teha. Ja siis seal proovime seda olukorda parandada ja korraldadagi erinevaid üritusi ja on ka probleeme näiteks bussiliiklusega, mis on minu meelest probleem vist enamikes omavalitsustes ja kergliiklusteedega, aga need on sellised pikemaajalised, aga jah, kindlasti vajavad ka lahendust. Jah, ma omalt poolt ei oska öelda, mis meil põhiseisukoht või asi oleks, millal me pidevalt hoiaksime nagu silma peal. Me proovime olla kaasas iga sellise päevakajalisema sündmuse või asjaga, olgu selleks siis hiljuti oli ühistranspordi hindade tõus. Praegu oli meil teemas nüüd koolitoidu kallinemine. Me proovime seal olla lihtsalt pildis, et oma sõna sekka öelda. Ma tean, et Tartu linna noortevolikogu teeb ka sellist küsitlust iga aastast, et räägi natuke sellest ka. Ja nüüd 2 aastat järjest on see toimunud. Et see aasta oli ikkagi juba näha, et see üldine küsitlus jõuab rohkemate inimesteni. Selle üldine point ongi Tartu linna noorte teadlikkus noortevolikogust ja seal on ka küsimusi tegelikult üldise noorte osaluse kohta. See aasta me tegime seda niimoodi, et ühe üritusega paralleelselt launchisime selle. Euroopa päeval olime ise oma telgiga kohal ja siis promosime seda küsitlust. Ja oli näha, et see toimis. Et oli osalejaid nii meie enda vanusevahemikust, nii nooremaid, alla 14-aastaseid kui ka siis üle 20-aastaseid noori. Ja sealt me saime kõige rohkem sisendit, et täpselt mida veel edasi teha, et seal anti meile soovitusi, et ikkagi hoida ennast rohkem pildis sotsiaalmeedias või kuidas veel ja kindlasti oli meil hea soovitus seal saada ka, et veel noortevolikogust väljaspool olevaid noori kaasata oma töösse. Me proovime nüüd sealt need nõuanded võtta ja päriselt töösse rakendada.
Ja no see küsitluste formaat selles mõttes on alati hea, et saada ka nii-öelda noorte volikogu nende tööle tagasidet, et just see, et et just kui tundub, et võib-olla teeme kõike hästi, aga et mis see siis kohalik noor arvab, sest ideaal on ikkagi see, kus noorte volikogu ongi selline võib-olla, ma ei taha öelda katus nagu noortel, aga no selles mõttes ikka, et kõik nii-öelda noorte mured ja ideed, need, kes ka täna nii-öelda noorte volikogus ei osale, et ka need ideed jõuaksid siis otsustusprotsessi. Et ma arvan, see küsitluste formaat on kindlasti hea, mida teised noortevolikogud saavad ka teha. Aga rääkisime korra sellisest heast suhtest selle volikogu ja valitsusega. Kuidas te tunnete, kas te pigem olete seotud nii-öelda, põhimääruse järgi enamasti noortevolikogud on ikkagi seotud nii-öelda kohaliku omavalitsuse siis volikoguga, aga selline nii-öelda mitteformaalselt, kuidas te ise tunnete, et kas pigem see suhe on selline volikoguga või pigem valitsusega ja miks? Minu meelest on pigem siuke igapäevane suhe aktiivsem linnavalitsusega. Sellepärast, et me justkui töötame kultuuriosakonna all, ehk meil on seal kohe kiiresti võtta inimesed kontaktid, kellega me suhtleme juhul, kui meil on vaja mingit infot edastada, et oleks päevakaline info siis Tartu linna lehel või on vaja kedagi kutsuda istungile, kes oskaks meil ülevaadet anda ühest või teisest asjast. Et linnavolikogu ongi nagu ka selle enda struktuur tegelikult, et nad käivad seal koos, arutavad neid eelnõusi, aga selle taga toimub ju küllaltki palju tööd linnavalitsuses ja fraktsioonides ehk linnavolikoguga on siuke formaalsem töö ja mitte nii tihe siis võib öelda ikkagi. Ma ei tea, meil ei ole nagu kindlalt, et suhtleme rohkem linnavalitsusega või volikoguga, pigem käib hästi tihe suhtlus noortekeskusega ja erinevate noorsootöötajatega vallas ja seal on seda kõige rohkem, aga jah, ikka volikoguga ja valitsusega ka muidugi, aga kuidagi ühte ei saa teisest nagu välja tuua. No ideaalolukord selles mõttes ongi see, kus noorte volikogu on seotud nii selle valitsuse volikoguga kui ka noortekeskusega, sest noortekeskuses on enamasti need noored, linnavalitsuses on need ametnikud, kes neid võib-olla valdkondi suunavad ja saavad seda otsustusprotsessi mõjutada ja volikogus on siis need nii-öelda poliitikud, kes siis otsuseid vastu võtavad, et ideaal justkui olukord ongi see, kus kõik osapooled on kaasatud. Kas noorte volikogu kaasab kuidagi veel mingeid noori, teete koostööd õpilasesinduste ja teiste mingite noorteühendustega? Ma saan aru, Kuusalus on see noortekeskusega üsna hea koostöö. Ja noortekeskuses näiteks toimuvad meie koosolekud ja seal ongi näiteks, et kui seal on noored parajasti noortekeskuses, siis me neid ära ei aja ja saavad olla seal ja on kuulanud ja on siis võib-olla vahepeal mingi sõna ka sekka öelnud ja siis õpilasesindustega loomulikult, aga kuna meil ei ole noorteühendusi just vallas palju, siis nendega hetkel ei ole, aga kindlasti seal saabki arendada, et kui on näiteks kodutütred ja noorkotkad, et vaadata, mis seal see suhtlus on. Ja ma tooks välja, et tegelikult Tartus on ka päris hea koostöö meile Tartu noorsootöökeskusega ja sealt tuleb kõige tihedamini pakkumisi osaleda siis tarkusepäeval või lastekaitsepäeval või kuidagi kui nemad tahavadki sisendit oma uue noortekeskuse mingi noorteala osas, et siis seal on hästi hea koostöö tegelikult, aga ma ütleks, et need teised koostöövormid mõne noorteühendusega on meil pigem projektipõhised. Näiteks kui me korraldame üritust, mida me suvel tegime, oli siis noorteühenduste poliitdebatt ja siis me võtsimegi ühendust nende erinevate noorteühendustega, kes Tartus siis tegutsevad, olgu kesknoored või reforminoored, et niimoodi igapäevaselt ja pidevalt mitte. Kuigi nüüd on jälle mõttes olnud, et kuidagi peaks ju olema ülikooli linnas, et ikkagi üliõpilasorganisatsioone. Mida on väga palju Tartus tegelikult. Neid on väga palju, et kuidagi neid veel hallata või kuidagi kaasata oma töösse, aga see nagu praegu ongi takistav faktor natuke see põhimääruse, see, et meil on kuni 20-aastased ehk see enamjaolt lõpeb selle keskkooliga ära. Ja. No selles mõttes ma arvan, need on just need head nii-öelda alused, kust edasi liikuda. Aga kas noortevolikogud teevad koostööd kuidagi ka teiste noortevolikogudega, kuidas see võrgustiku selline toimimine on?
Ja kindlasti see on üks selline ala, kus me proovime võimalikult paljude noortevolikogudega koostööd teha ja kuidagi on õnnestunud ka päris palju suhelda. Kindlasti tuleb siin suur aitäh öelda ENL-ile, sellepärast et igalt ürituselt kuskil 2 või 3 noortevolikogu nendega saame kokku ja siis teeme mingi projekti koos ja näiteks praegu on Kehre Jõelähtme noortega meil iga kuu siis koolitused, mis on meile siiamaani väga-väga meeldinud ja oleme kokku saanud Pärnu noortega, oleme saanud kokku Rae noortega, kellega tegime osaluskohvikut. Ehk siis neid kontakte on palju ja palju on mida õppida teistelt ja on ka palju mida õpetada teistele. See on tore kuulda, et teil on nii nagu küllaltki aktiivne see, eks ju, teiste noortevolikogudega koostöö. Meil see nii aktiivne ei ole. Meil on käinud mõned noortevolikogud külas, kus me oleme saanud siis pigem enda kogemust jagada teistele. Ise väljaspool me ei ole käinud, ma ei tea täpselt võib-olla mille taha see on jäänud ka, kas me ise ole seda vajadust näinud või tundnud. Aga ikkagi see ENL-i roll seal on päris suur, et olgu selleks siis arengupäev või üldkogu, et kui seal ikkagi kokku puutud teiste noortevolikogude esindajatega, siis see annab vähemalt mingi sellise kontakti, et on samad mured, on samad probleemid, on samad rõõmud ikkagi üldiselt, mida jagatakse. Ja. No meil on ENL-i poolt võib-olla see mõte ka, et uuel aastal ikkagi teha see kaardistus, et mis need noortevolikogud erinevad kompetentsid on, et kui mõni näiteks tunneb ennast väga hästi juhatust üle andes või kommunikatsiooni valdkonnas, et oleks ka selline võib-olla otsekontakt, et ma ei tea, näiteks Kuusalul läheb väga hästi mingis asjas, siis teised noortevolikogud justkui teavad, et sinna võib pöörduda. Et lihtsalt infoks, et see on, ma arvan, ka selline hea võimalus, kus saada neid häid kontakte ja parimaid praktikaid vahetada. Aga tulles tagasi sinna võib-olla kohaliku elu mõjutamise ja muutmise ja toetamise juurde, siis kuidas te eelkõige näete, et kas noortevolikogu on kaasatud sinna poliitikaprotsessi tervikuna, et nii sisendiandjana teostamisesse kui ka planeerimisse, sisend, planeerimine ja teostamine või pigem ikkagi noortevolikogu on see sisendiandja rollis ja miks? Ma arvan, see sõltub, millega tegu on, et mul on näide tuua kaasava eelarve näitel, et kus meil oli see vanusepiiri langetamine ja samamoodi laiendamine neile, kes siis ei ela Tartus, aga õppivad Tartus. Et seal oli küll kohe kaasatud, meid oli kohe kaasatud siis algusesse ideede kirjapanemisse ja üleüldisesse nagu brainstormi ja siis juba planeerimisse ja pärast ikkagi ka juba läbiviimisesse ehk kui kaasva eelarve projektide valimisel on erinevad need eksperdid, see oli kutsutud ka noortevolikogu esindaja või esindajad ekspertideks kohale ja see oli hea näide ja sealt veel edasi, et kuigi meie justkui isegi andsime selle esimese mõtte linnavalitsuselt, seda võiks muuta, siis sealt edasi on nad läinud niimoodi, et aasta hiljem ikkagi laiendasid juba ülikooli tudengitele, kui ma õigesti mäletan, et me oleme selle sisendi andnud ja nad on saanud ise edasi tegeleda ka ikkagi sealt inspiratsiooni võttes. Ja võib-olla planeerimise ja teostuse juures mitte nii palju, mis puudutab muid valdkondi, aga näiteks hariduse arengukava ja noorsootöö arengukava, seal on kindlasti, et kõigis nendes 3 etapis on noored kohal ja arvestatakse küll. Ja muidu on üldine see tava ikkagi, kas küsitakse alguses sisendit või pärast siis arvamus, et kui juba on valmis, et kas midagi muuta. Et see on pigem ikkagi harv nähtus, et kaasatakse algusest lõpuni. No mis selles mõttes ei ole probleem, sest et muidu see otsustusprotsess ja kõik see lähekski väga pikaks, et on hea, kui need võib-olla noorte teemad on need, kus noortevolikogu on rohkem seal protsessis osaline. Aga kuidas te võib-olla näete seda, et okei, et küsitakse sisendit, et kas te saate noortevolikoguna ka tagasisidet enda selle sisendile, sest paraku alati ei saa otsustada nii, nagu võib-olla mingi sihtgrupp arvas, küll aga oleks justkui oluline seda tagasisidet anda või pigem te peate ise seda tagasisidet küsima? Ma arvan, et peab ise küsima ja just erinevate nende küsitluste kaudu, et kuidas siis noored
tunnevad, kas me oleme teinud piisavalt või mitte. Aga jah, võib-olla siin saaks vald rohkem ära teha, et anda ka meile tagasisidet. Ja ma arvan ka, et üldiselt peab ise küsima, mõned asjad on lihtsalt ilmselgelt tulevad nähtavale. Ütleme, kaasveelarve raames siis on näha pärast, et kui paljud need noored hääletasid, kes muidu ei oleks saanud hääletada, kui see eelnõu ei oleks läbi läinud. Või kas või kui on ikkagi mingi ettepanek ja mis vormitakse eelnõuks, siis näeb ju, kas linnavolikogu võtab selle vastu või mitte. Sellised indikaatorid on ikka olemas. Aga mis on võib-olla noortevolikogu sellised suurimad töövõidud, et te rääkisite ilusti, millega te kõik tegelete, kellega koostööd teete, aga mis on võib-olla selline, et kui ma nüüd lähen sinna Kuusalu valda, siis ma vaatan mingit asja ja mõtlen, et vaat noortevolikogu tegi. No see ei pea asi olema, selle mõttes, et võib-olla ka mingi otsus või kuidagi mõjutamine natukene. Selles suhtes saab meie noortevolikogu küll areneda, et meil ei ole ja füüsiliselt me ei ole midagi saavutanud ja meil ei ole ka eelnõud, aga töövõitudena ma tooksin välja näiteks meil on olnud osaluskohvikud, kust me saime palju sisendit ja saime ka noortepoolset tagasisidet, et need olid toredad ja erinevad üritused, et sealt saab ka hästi tagasisidet ja noored on rahul. Ja kui ma mõtlen, et mis võib-olla Tartus oleks see suurim töövõit, siis ma oskangi välja tuua ainult selle, et see töö kõik kokkuvõttes, mis 3. koosseis just ei tegi, et selle aasta alguses, kui oli valimised, siis oli kandideerijaid 2 korda rohkem kui eelmisel aastal ja valijaid oli ka ikkagi tunduvalt rohkem, et järelikult on näha, et midagi tegi eelmine koosseis väga hästi ja me panime piisavalt ressurssi sinna alla, et enda nägu nähtavaks teha päriselt. Ja selles mõttes, et ma võib-olla natuke sõnastasin valesti oma küsimust, et peaks olema just kui mingi rajatis või mingi tore asi, et mulle tundub, et noortevolikogud just eelkõige mõjutavad ka selles suunas, et üldse see omavalitsus oleks noortemeelsem ja et noorte hääl oleks siis kuulda, et otsuseid ei teeks siis need poliitikud, kes on võib-olla 20-30 aastat seal ühe koha peal istunud, et kuidagi oleks ka selline teissugune roll sellel noortevolikogul. Ma tooksin veel tegelikult välja ka, et tegime küsitluse noorte seas nii nende seas, kes õpivad alles keskkoolis ja põhikoolis, kui ka vanemate seas ja ma tean, et ma ise küll hariduskomisjonis ei ole, aga meie noortevolikogu liige, kes on seal, tema on näiteks öelnud, et selle küsitluse põhjal siis on mingeid seisukohti võetud seal, et ma arvan, see on ka päris suur asi. Ja, kindlasti. Aga kuna te olete siin osalusvaldkonnas juba üsna pikalt toimetanud, siis mis te võib-olla tunnete, et mis see selline osalus kogu töös osalemine üldse annab? Kas siis te olete need juhatuse liikmed, aga nii siis sellele tavaliikmele kui ka võib-olla sellisele juhi positsioonil olevale noorele? Annab kindlasti väga palju suhtlemisoskust erinevate inimtüüpidega ja suhtlemist erinevate ametitega, et kuidas on seal vallas ametnikega ja kuidas on noortega ja kuidas on, ma ei tea, õpilasesindustega, et kommunikatsiooni saab palju harjutada ja just näha seda poliitikat võib-olla isiklikumalt ja kuidas eelnõusid tehakse või seal kohaliku omavalitsuse tasemel, et kuidas see poliitika tegemine käib. Ja sealt saab ikka päris kõike. Inimesi, sõpru, samamoodi seda suhtlemisoskust on ikkagi väga erinev, kas sa suhtled oma vanusega või ametnikuga või poliitikuga. Kogemuste osas veel ürituse korraldamine, kõik, mis sinna juurde käib, olgu see siis turundus, eelarve koostumine, selle järgi selle pidamine ka siis, et ikkagi päris kõike saab ja siis neid võimalusi veel, et käisime noortevolikoguga maikuus Uppsalas oma sõpruslinnal külas ja seal oli veel noored Islandist ja Norrast ja Rootsist ja Taanist ja Soomest ehk milline seis on ka ülejäänud võib-olla siin regioonis ja mida siis selle arvelt endal veel parandada. Et see kogemuste vahetus on kindlasti väga tänuväärt asi.
ma ütleks, et noortevolikogus töötamine, see on sama palju õpetanud nagu koolis, et nii paljudelt erinevatelt aladelt saab neid teadmisi ja oskusi. Aga miks võib-olla üks noor üldse peaks kandideerima, et need oskused ja need kogemused on toredad, kas midagi on veel? Tasuta söök. No, see on alati kõik ütlevad seda. Tasuta väljasõidud, tasuta söök. Aga kõige olulisem? Saab kena asja sinna CV-sse, aga ei, mitte ainult. See on väga aus, sest ma olen hästi palju kuulnud noortelt tagasidet, et näed, et mul ei ole küll töökogemust, aga mul on nii-öelda kogemus siis vabatahtlikus töös või noortevolikogus, et ma arvan, et seda hästi positiivselt vaadatakse. Ma kujutan ette, kindlasti noorele endale on see väga oluline, et ta tunneb, et ta saab midagi muuta, et ta teab, et ta saab midagi muuta. Ja kindlasti ma tean näiteks, et see noortevolikogu töö suunab võib-olla noori rohkem poliitikasse minema ja ma ei tea, kas see noorte vaatenurgast nii oluline on, aga mida ma ise näen, mis ikkagi on väga kasulik, on see oskus võtta vastutust ja neid kohustusi ikkagi lõpuni kanda ja näha, et sul on mingi roll ja see on väärtuslik, et inimesed sinu ümber tulevad, pöörduvad sinu poole, et mida te teete seal, et tahab nagu aru pärida või kui sa mingit üritust korraldad, et sa oledki see vastutav isik, et see annab kindlasti just nagu tuleviku perspektiivis sulle nii palju juurde just sinule kui isikule ja sinu isikuomadustele. Aga korra Sanne rääkisid ka, et justkui mõjutab ka seda haridustee valikut. Ma olen ise ka kuulnud hästi paljud noortevolikogu liikmed, mitte et see oleks justkui eeldus, aga et lähevadki näiteks õppima riigiteaduste erialasid või rohkem, mis on võib-olla seotud ka sellise valdkonnaga, et mis teil endal mõttes mõlgub või näiteks kandideerimine KOV-valimistele, seda ma olen ka kuulnud, et noortevolikogu justkui on selline võib-olla eelmäng. Just, et ja edasi siis on väga hea kogemus, kus nii-öelda edasi liikuda. Mitte, et see oleks eeldus, aga... Ma tean, et eelmine aasta, kui olid kohaliku omavalitsuse valimised, siis ma küll olin väga kurb, et ma olin 17, oli paar kuud puudu ja oleksin muidu kindlasti kandideerinud ja mina võin isiklikult öelda, et kindlasti see on mõjutanud ja just suunanud rohkem riigiteadusi õppima. Ja see riigiteaduste see selline... Ja ma tean, et ka teised noortevolikogu liikmed on võib-olla rohkem, et seda sa õpidki noortevolikogus, seda poliitikat ja sa saad aru, et tegelikult ei ole midagi nii ilmsat ja poliitikud ei ole nii jubedad ja võib-olla on nagu meedias kuidagi valesti portreteeritud, et nii äge on seal olla ja tahaks ise ka teha. Ja see nii oleneb isikuomadustest, mul lihtsalt on vedanud, et ma olen leidnud selle tee, kuigi ma ei näe ennast vist riigiteadusi küll õppimas, aga tunnen, et ma olen sellest saanud päris hea ülevaate ja ma soovin ikkagi kuidagi veel poliitikasse panustada, aga samas ma näen ka noori, kes saavad oma teisi oskusi lihtsalt väga hästi ära kasutada. On noored, kellel meeldib sotsiaalmeedia, saavad seda turundust poolt õppida ja katsetada ja siis on noori, kellel meeldib lihtsalt kujundus ja nad saavad plakateid, postereid, värki teha, et seal saab ikka, igaüks leiab midagi endale. Ja või näiteks, et oled noortevolikogus, puutud kokku selle noortekeskusega ja oled tulevane noorsootöötaja, et see ka muidugi. Kas teil on mõni soovitus noortevolikogudele, et mida siis teha, et olla silmapaistlik, suhelda hästi nii ametnike kui ka noortega? Mõni selline hea soovitus? Ma ennem vist ka mainisin, et millega me ise töötame, aga millega iga noortevolikogu peaks töötama, on enda sees grupitöö. Et kõik noortevolikogu liikmed peaksid olema tegelikult nagu sõbrad. See oleks väga kena. Ja et oleks tore seal olla ja kui sul on, lähed rõõmuga sinna koosolekule, et saab sõpradega kokku ja saab midagi ägedat ära teha, siis ma arvan, et ei olegi teisi probleeme, et kuidas me silma paistame või kas meie arvamust võetakse kuulda või mida, et grupp peab olema tugev. Ja ma täiesti nõustun sinuga, et kui on see tugev tuumik, siis kõik tuleb peaaegu iseenesest, et meie tegime oma koosseisu alguses siis, kokkusaamise alguses meeskonna koolituse päeva, 2 päeva olime Võrtsjärve ääres, ehk see tugevdab seda meeskonda niimoodi, et annab ikkagi energiat juba pooleks aastaks, kui mitte terveks aastaks.
et ikkagi on vaja pidevalt saada kokku ja mitte ainult formaalselt mingi 2 tundi istungit teha ja siis nagu punkti haaval võtta, vaid ikkagi nautida seda seltskonda, kus oled. Ja just mitte formaalselt ka kokku saada, et see on oluline. Ja, aga väga ilusad ja head mõtted minu poolt, kõik sellised olulised teemad said arutatud ja loodan, et saite ka jagada just neid mõtteid, mis pidasite oluliseks. Ja suur aitäh ka meie kuulajatele ja järgmise korrani.